No üldiselt sa tunned ära, mis on hea pilt ja mis ei ole. Mis on hea pressifotot, mis omadused peab olema, mis kriteerium? Aus. Aus. Seletaksite lahti? Ei tohi moonutada sõnaga siis seda sündmust, seda hetke. Nõndaks siis järgmine pilt on, see on nüüd värskem pilt, see on Viljandi kooli tulistamisest. See on nüüd see pilt, mille kohta on eelkõige nüüd rääkida seda, et vaat siin on toimunud eeltöö selle pildi puhul. Ehk selle pildi saamine oli tegelikult väga raske. Peale vaadates on see pilt ju täiesti lihtlabane. On pildistatud maja seina, kus on aknad kõik. Sellise pildi tegemine, ütleme siis, vaat siin ongi nüüd tehniliselt ei ole mitte mingisugune kunst. See on lihtsalt plaks, teed ära ja ta on olemas. Me olime ajakirjanikuga kohal ja täielik vaikus, mitte midagi ei toimu. Koolimajja sisse ei lasta, väljas inimesi ei ole. Aga sa pead siit tegema pildi, sa pead edastama operatiivset infot. Kusjuures tõesti ei toimu mitte midagi. Siin sain ma nüüd tänu sellele, et oli olemas videoreporter, keskenduda puhtalt ainult fotole. Ja see oligi nüüd siis see, et ma käisime ümber maja. Me teadsime neid aknaid, kus tulistamine oli toimunud, selle klassiruumi aknaid. Ja siis mingil hetkel läksid need klassiruumide tuled põlema ja tõmmati ruloosid eest ära. Ja me olime eelnevalt käinud siis seal tahtmas, et me saaksime ka koolimaja sisse meid ei lastud. Öeldi, et käivad klassijuhatajate tunnid, kus siis antakse instruktsioone, kuidas edasi käituda sellises olukorras. Ja siis sain ma aru sellest, et need ongi nüüd siis ühesõnaga, need on klassijuhataja tunnid, mis siin toimuma hakkavad. Ja see tekkis selline nagu, kus kõik ju keerles selle tulistamise ümber. Elu keerles selle tulistamise ümber. Ja see tulistamine ise oli nagu siis surm. See surm oli seal keskel, nende kahe akna näol, kus see tulistamine toimus ja seal ümber käis elu. Ja võt niiviisi sai siis selle nagu kaadrisse püütud. Ja ma arvan, et see on selles mõttes, et ta ongi hea pilt, et sellise delikaatse teema puhul ei ole see mitte kellelegi liiga tehtud. Üks hea kolleeg, praegune Postimehe fototoimetaja Erik Proses ütles ükskord, et klišeed on fotograafi parimad sõbrad.
et tõesti, kui sa lähed võttele ja sul ei ole mingit suurepärast erilist ideed, siis klišee aitab selles igapäevatöös väga palju kaasa, sellepärast ta kutsutakse klišeeks, et see töötab alati. Ta ei ole. Nagu Tairo Lutter ütles kunagi väga hästi, kuidas temal need spordifotod tulevad, et kõigepealt teeb ta ära nii-öelda kohustusliku pildi ja siis hakkab katsetama, et põhimõtteliselt meil on samme ka sellistes oludes töötab see süsteem samamoodi, et sa lähed, sa teed mingi üldpildi ära. No näiteks, kui ei ole just öeldud, et võt, seal kõneleb see inimene, sellest on pilti vaja, mis on nagu teinekord, see on kompressikonverents. Aga kui on üldse sellised nagu stampüritused, ütleme, jah, sa küsisid küll ülikooli kohta, aga igasugused, nagu siin on need Rukkilille juures, need mälestusüritused ja need on iga aasta, ja nagu Tartu maraton, ja need on iga aasta, korduvad. Ja siis on ka, et sa teed ära selle mingi põhipildi ja siis sa hakkad nagu lihtsalt otsima. Detailid, emotsioonid sellised, ütleme näiteks mingi pressikonverentsid, ei ole mõtet alati pildistada pressikonverentsi esireast, vaid tihtipeale on targem pildistada pressikonverentsi hoopis tagant, kus jäävad ka ajakirjanikud peale või pildistad hoopis kõrvalt, küljelt. Et selles mõttes sa pead lihtsalt leidma uue, veidigi erineva rakursi, aga see ei ole alati võimalik. Et siin oli, kui viimane kord, ma mäletan väga hästi, kui Eston Kohver andis pressikonverentsi vahetult peale siis seda vahetust. See ruum ei olnud oluliselt suurem kui see ruum siin praegu ja me istusimegi sõna otseses mõttes nagu kilud karbis olime. Me olime õlg-õla kõrval, seal ei olnud võimalik liikuda. Seal sa pididki lihtsalt keskenduma, et äkki sa saad mingi emotsiooni, mingi detaili kätte, mis oleks natukenegi teistmoodi. Muidugi jah, mina olen nagu avastanud enda jaoks selle niipi, et kui ma hakkan otsima, siis ma ei leia nagu nii. Et siis ma lasen natukene, et ma tean, mõned põevad seda, et kui nad ei saa näiteks esimese 10 minuti jooksul mingit pilti kätte, siis on totaalne katastroof. Aga vastupidi, sa pead laskma ennast nagu lõdvaks, et okei, kui ei juhtu 10 minuti jooksul mitte midagi, siis las olla. Kohe hakkab juhtuma nagunii, lihtsalt ole valmis. Siis ongi, et lähened lihtsalt loominguliselt, hakkad katsetama, otsima. Mulle pressikonverentsidel meeldib teha niimoodi, et inimesed kõnelevad ja siis jäävad mingid siluetid. Ja muljet keegi kuulab ka, näiteks. Hakkad suunama ennast mingisugusele kaadrile, et sa hoiad ennast tegevuses. See ongi selliste pressikate nagu valu on see, et sa saad tegelikkuses saad selle pildi põhimõtteliselt, mida vaja on, sa saad, ütleme, pooleteise minuti jooksul saad tegelikult kätte. Kui ei ole just mingisugune, ma ei tea, Eston Kohvri vabastamine, kus need on teised situatsioonid, aga kui on sellised stampüritused, et siis sa hakkadki lihtsalt tegema. Minul on see, et ma pildistan selleks ka, et kuna ma ei saa olla päris tegevusetud mingi periood, siis mul on vaja tegevust, et siis hakkad ennast nagu looma ja siis vahel tulevadki võib-olla poolkogemata mingid sellised pildid, mis lähevadki trükki hoopis. Nagu vahel on, mõni on teinud. Fotograafid istuvad kuskil reas, kõigil on sellised tülpid näod. See ongi tegelik olukord. Ja see ongi sündinud, ma arvan, sellised pildid tulevadki täpselt nii, et mõnel fotograafil on lihtsalt nii metsikult igav, et ta lõpuks vaatab oma kolleegidele otsa ja teeb pilti. Mul on kuidagi eraldi arusaam üldse nagu pildi tegemisest kui sellisest. Et ma ei tea, kas ma olen seda kunagi kuskilt lugenud või kuulnud või on see kuidagi mul endal ise töö jooksul tekkinud arusaam, aga minu eesmärk on teha selline pilt, mida mitte keegi teine enne ei ole teinud. Et isegi olukorras, kus näiteks ma olen reisil ja ma pildistan Eiffeli torni või olen Pariisis reisil, siis ma küsin endalt, et kas mul on mõtet seda Eiffeli torni pildist, sest põhimõtteliselt sama, kui ma läheksin lähimasse putkasse, võtaksin postkaardi ja mul oleks võib-olla isegi ilusam pilt kui see, mis ma teeksin ise Eiffeli tornist.
või äkki on pigem mõistlik siinsamas muruplatsil bagette söövatest prantslastest teha pilti, sest et see jätab rohkem emotsiooni, annab rohkem edasi seda, mida see Pariis võib-olla on, kui see, et ma pildistan seda Eiffeli torni. Ekstreemsemaid asju, mis on see, need pisikesed Robinsoni kopterid, mis meil siin Tartu kohal tiirutavad. Nendega käiakse aerofotosid tegemas ja et hea aerofoto tuleks välja, siis võetakse sealt ukse eest ära. See on kopter, kus ei ole ust. Nii et sul oleks rohkem ruumi liikuda, sest see kopter on kohutavalt pisike, sa istud koos piloodiga seal, mina olen suur mees ka. Siis sa oled seal samamoodi niiviisi, aga kui sa võtad ukse eest ära, siis sul saab üks jalg olla niiviisi väljas, poole kehaga oled ka väljas. Ühe selle rihmaga oled kinni seal ja siis sa pildistad seda. No ma ei tea, kui ekstreemne see on. Tegelikult see ohtlik ei ole, aga ta võib jah kõlada ekstreemselt. Oli mingisugune õppus Võrtsjärvel ja siis meid veeti paadiga. Ja loomulikult see kaater või paat või mis iganes ta oli, ega selle juht siis ju ei olnud esimest korda roolis. Ja siis ta sõitis vastavalt oma võimetele, mis tähendas seda, et üks hetk kuna mul ei olnud kuskilt kinni hoida, siis ma enam-vähem lebasingi paadis, hoidsin ühe käega, hoidsin kuskilt kinni, et ma jumala eest üle parda ei lendaks ja samal ajal hoidsid fotokotist kinni, sest hea küll tühja minust, aga fototehnika on nagu olulisem. Et siis sa nagu oled seal niimoodi, aga ei, see sai nagu lõbusalt üle elatud. Et see on ka, see hetk, kui sa seal oled, on siuke, et kas ma ikka tahtsin sellist elu, aga pärast ei ole hullu. Eriti, kui sa saad pärast mõne magusa kaadri ka veel kätte. Ütleme, elu ma ohtu seadnud ei ole. Tõi. Seda ma väldin. Mul on pere lapsed, ma hoolin neist. Selle pildi taga on metsik ootamine, just seesama, millest ma rääkisin, mis loodusfotograafid panustavad, et meie töös tuleb tegelikult ka seda ette, et sa pead passima niimoodi, et sa ei tea kunagi ette, nagu millal see hetk on, et tavaliselt me teame, et me peame olema 2 tunni pärast kuskil objektil, sa tead, sul on see aeg piiratud, aga see oli siuke piiramatu ajaga ootamine ja kõigil olid juba niimoodi, et sa ei saa ära ka minna, sest et sa pead nagu pildi kätte saama, ERR tahtis oma intervjuud saada ja siis me istusime seal ukse taga ja siis ja just see, et mis mulle nagu meeldis, oli see, et ERR võttis esimesena linnapea letti, mitte peaministri letti, vaid just nagu linnapea ja aga ta soovis nagu Rõivast ka intervjueerida ja just see, et see pilt, et jääb justkui nagu mulje nagu Rõivas lahkuks. Kuigi tegelikkuses on nii, et ühesõnaga pildil jääb jah mulje, et Rõivas nagu lahkub ja läheb oma teed. Ja lihtsalt ERR soovib korraks oma tähelepanu, aga tegelikkuses oli nii, et samaaegselt, kui see intervjuu toimus, siis see kodanik ERR-ist tõstis oma käed, näitas, et ta tegelikult tahaks ka nagu rääkida ja põhimõtteliselt peale seda, kui see pilt oli tehtud, sellele eelnes muidugi tohutu seeria, siis Rõivas pöördus ümber ja ta jäi minu mäletamist mööda ikkagi ootas, kuni Klaas intervjueeriti ära ja siis andis oma selle sõna sinna sekka. Et aga just see, et selle pildi pealt ei ole nagu aru saada, et tegelikult on oodatud lihtsalt
noh, metsikult kaua aega ja noh, nagu meie töös on see ka, et meil on ju siis oli see, et see lugu läks paberlehte, ajakirjanik pidi veel, talle pidi jääma see kirjutamishetk ka. Ja noh, siis ongi see, et noh, üks hetk on nagu see, et noh, et sa pead ju nagu objektilt ära minema, sest et noh, sa saad nagu aeg saab otsa. No. Üks kindel asi, millega ma arvan eralduvat, on see, et ma pildistan hästi lahti savaga, ehk siis taust on hästi udune. Peaaegu alati, isegi siis, kui võiks pildistada kinnise mavaga, ma ikka pildistan lahti savaga, sest et mulle endale väga meeldib see, kui on hästi selline sujuv udune taust ja mingi objekt on esiplaanil või niimoodi teravalt välja toodud või samas jällegi objekt on tagaplaanil, aga pildistatud näiteks läbi millegi. Et tekib selline raamistatud efekt. Ja teiseks mulle siiski meeldivad värvid, et ma kasutan hästi palju, proovin leida hästi värvilisi objekte, taustu, väga harva ma keeran värve vähemaks kui juurde pildi peal. Ma arvan, et minu käekiri on veel arenemas. Ma tean seda, et näiteks Margusel on küll mingi käekiri. Sellepärast, et ma käisin mingit asja pildistamas, siis keegi ütles, et Margus on see, jaa, tema pildid, ma tunnen alati ära, ma ei vaata isegi nime all, kuidagi. Aga ma ei tea, ma tean, mida ma nagu üritan teha, on see, et ma üritan tabada inimest tema loomulikus nagu olekus. Et mulle ei meeldi panna inimesi poseerima. Niimoodi nagu kui ma näen, kui ma enda meelest tunnen, et see ei ole nagu tema lihtsalt. Et meil on nagu ju see, et inimene võiks ju nagu kaamerasse vaadata, aga ma tahan, et ta oleks nagu omas elemendis. Suhteliselt ma armastan staatilisust. On, mis minul on. Ja ma üritan leida emotsiooni inimese näos. Isegi mitte tema kehakeeles, vaid eelkõige tema näos. Et kui ma nagu selle kätte saan, siis ma olen rahul. Ja võib-olla selline, võib-olla äkki staatilisus ja äkki ka siis selline, nii kuidas nüüd see kõige õigem sõna oleks selle kohta, kompositsioon, kordus, ta ei ole alati kuldlõige, aga ütleme selline nagu mingi kindel rütm oleks selles pildis sees, jah, võib-olla see võib küll olla, jah, et ma sellist asja püüan saada, et kus mängiksid jooned, jah, kompositsioon, et ühesõnaga nad oleksid nagu omavahel, pilt oleks kompositsiooniline tervik, ütleme. Ja üks asi, mis mul öeldud on ka, et hästi tihti ka sellel viimasel pildil, sellel spordipildil on näha, et mu horisont ei ole alati sirge. Et ma pildistan natukene viltu, et on mulle ette heidetud seda, et just kui kõik pildid peaks tulema sirgelt, aga teistpidi jällegi on öeldud, et nad ei ole nagu, nad on täpselt selle vahe peal, et nad ei ole nagu mitte nagu nii viltu, et nad oleks koledad. Ja nad ei ole ka mitte nii vähe viltu, et nad oleksid nagu lohakalt tehtud. Ja nad ongi kuidagi selle vahepealse piiri peal, vähemalt ma tahaks ise ka loota, et nad on selle vahepealse piiri peal viltu. Et nad on eristuvad, aga nad ei ole koledad pildid. Et nad ei kriibi nende silma, et nad on nii viltu. See mingi lihtsus või? Ma üritan nagu pilti nagu lihtsaks ajada. Et siin jah, oli üks ja vahel on see nagu keeruline seda lihtsust saada. Pärast pilti vaatad on nagu okei, aga lihtsalt nagu sa tead, et see protsessin on ju nii. See on üks pilt tüdrukuga, kus oli tüdruk,
et tal oli korv käes. Ja ma nägin seda tüdrukut seismas niimoodi aeg-ajalt. Ja siis ma sain aru, et nagu see on see, et minu jaoks ei ole oluline, et inimene peab lõpmata olema näoga minu poole. Ta võib olla ka nagu seljaga. Kui see annab minu jaoks selle nagu emotsiooni kätte või selle, mida mina nagu sellest pildist näen, siis ma nagu ei pööra sellele tähelepanu. Ja siis see tüdruk oli minu poole seljaga ja ta oli nagu korviga, ta vaatas nagu tänaval siblivaid inimesi. Et ma pean julgemalt lõikama enda pilte. Et mul on ka spordipiltidel liiga palju liigset informatsiooni, näiteks teiste mängijate mingite käte või jalgade või asjade näol sees. Et pilt peab olema puhas ja mida vähem on pildis nii-öelda informatsiooni, seda rohkem see jõuab inimesele, vaatajale kohale. Et rohkem lõigata, rohkem proovidagi pildistada niimoodi, et sul ei jää liigset informatsiooni pildile sisse, taustavalikud samamoodi, et taust ei oleks liiga nii-öelda infomürane, et taust oleks võimalikult kas puhas või selline ühtlane. Muidugi hästi palju oleneb olukorrast, aga ütleme, see on nagu selline reegel, et pilt ei oleks liiga säbruline, liiga palju informatsiooni oleks. Aga see tuletõrje pilt, mis on mul eelmise aasta, ma ütleks minu isikliku arvamuse puhul järgi minu enda lemmikpilt, sest et see olukord, paljude piltide puhul on see, et pildi teeb eriliseks see, et see olukord, mis sai teadvustanud, on lihtsalt väga eriline. Et kas tõesti mingisugune suur sündmus toimub Keskerakonna kongress, mis Eesti jaoks oli eelmise aasta üks suur sündmus ja spordivõistlus, mingi väga oluline spordivõistlus, või juhtub mingi väga suur asi, igatahes. Antud pilt on tehtud täiesti tavalisel tulekahjul, mis toimus kuskil Kuuris. Et mitte midagi erilist selle sündmuse juures ei olnud. Ja ma sõitsin just rattaga kuskilt punktist A punkti B ja nägin, et seal toimus mingisugune tulekahju. Ja võtsin enda kaamera, et juba instinktiivselt teeb mingi galerii sealt. Ja nägin, et seesama tuletõrje oli just tulnud sealt nende leekidega võitlemast ja jõi vett seal. Ja täpselt selline valgustingimused minu kui fotograafi jaoks olid ideaalsed, et päike oli just natuke loojumas, kus madalalt tuli ja tänu sellele see pilt ka nõnda äge minu jaoks tuli, et see valgus paistis täpselt ukse avast nii-öelda ja jättis sellise varju rõhutades tema esiteks seda profiili, seda, kuidas ta vett joob ja see vari, mis tekkis siia tuletõrje autole, minu arust see kõik töötab pildiliselt nii ideaalselt ja see hetk just, et oleks ta niisama seisnud, ei oleks see pildi sisu võib-olla nii kõnekas, aga just see, kuidas ta nagu väsimusest pärast tulega võitlemist joob seda vett. Et see tegevus, mis siin pildis on, pluss see pildiline pool mulle nii väga meeldib. Et ma arvaks, ma ütleks, et see on minu eelmise aasta pildiliselt kindlasti kõige parem pilt, mis ma tegin. Ja see kiire reageering, väike kaamera, mis mul alati kaasas on, et ükspuha, mis hetk on, ma saan selle jäädvustatud. Kõik need valgustingimused, see hetke tabamine, see on just nimelt see, mis on see hetke tabamine. Et see pilt ei tööta, seda lavastajaks keeruline, aga just see, et see hetk on tabatud, see räägib siin pildis vast kõige rohkem isegi. Et mustvalgeks keerama pildid siis, kui ma näen, et värvidel ei ole antud pildil nagu olulist kohta. Et antud hetkel mulle just see varjude mäng meeldis selle pildi juures. Et see, kuidas see vari sellest tuletõrjujast jäi just see hästi terav valgus tuli sellest loojuvast päikesest ja natukene ka sellest tulekahjust, kuna leek lõõmas. Ja see, et seisis täpselt selles valgusvihus. Oleks ta varjus seisnud, oleks valgus natukene plassim, võib-olla ma ei oleks ta mustvalgeks keeranud. Aga ma just panin ta mustvalgeks selle tõttu, et rõhutada neid kontraste, mis siin pildis on. Värvid, punane tuletõrjeauto, ma arvan, et igaüks, kes isegi seda pilti näeb, ta näeb võib-olla seda tuletõrjeautot punasena, sest me kõik teame, et tuletõrjeauto on punane.
et selle tõttu see ei olnud selles pildis ja mänginud määravat rolli, aga just see, et mustvalge pildina tulevad kontrastid väga hästi välja ja antud pildil nagu kontrastid mängisidki minu jaoks kõige rohkem, et selle tõttu ma panin ta mustvalgeks. Ma arvan, et professionaalne fotograaf peab suutma tuua selle olulise välja. Professionaalne fotograaf, pressifotograaf peaks olema filtri eest. Ja kui ta suudab sinna panna ka mingit oma sellist vahud ka veel sinna sisse. Et peab olema ikkagi jätkuvalt inimene, kes oskab seda asja teha professionaalsel tasemel, suudab pakkuda midagi sellist, mida igapäev pühapäeva pildistaja ei suuda teha. Ja jätta ka tulevastele põlvedele selliseid kontsentreeritud mälestusi sellest ajast. Et sa ei pea läbi lappama kõiki pilte, mis tollest ajast Instagrami pandud on, vaid sa saadki näha seda kvaliteetset, head sisu juba välja valituna, väga hästi tehtud ja saad kogu selle informatsiooni kätte. Et sest massist kontsentreerida see väga hea osa välja, see on see tänapäeva fotograafi töö. Et nagu fotograafi roll ongi vahendada seda maailma. See võib olla nii-öelda täiendavalt koos ajakirjanikuga, kes lisab sinna veel teksti, mingeid situatsiooni kirjeldusi, aga nad nagu toetavad üksteist. Et võib-olla seesama pilt, see ongi see, et hea pilt nagu kirjeldab situatsiooni ilma nagu täiendava tekstita. Aga vahel nad peavad nagu teineteist nagu toetama. Üsna tihti, mida ma olen kuulnud viimasel ajal, on see lause, et ma ei ole fotogeeniline. Mina ei usu sellisesse mõistesse. Ma arvan, et lihtsalt mõnda inimest, mõne inimese isikupära lihtsalt tuleb kiiremini esile kui teistel, aga see ei tähenda seda, et üks on fotogeenilisem kui teine. Et lihtsalt mõne inimese puhul läheb kauem aega, et saada seda pilti, mis nagu on, mis nagu võib-olla ka toob selle, mis on nagu inimesele selline loomulik. Et kui ikka inimene massitab kogu aeg, sa ütled talle naerata, siis see ei ole tema lihtsalt. Teistpidi jällegi ma arvan, et kuna visuaal on, me oleme harjunud igapäevaselt ka nägema asju, me oleme harjunud igapäevaselt nägema ja tõlgendama asju läbi oma silmade, me saame siit informatsiooni, võib-olla ei loe igapäevaselt küll, aga me tõlgendame maailma enda ümber ja selle tõttu ongi ka visuaal, pildi ja video näol meediamaastikul vajalik, sest et tekst ei ole meie jaoks nii-öelda loomulik informatsiooniallikas. See on viis kommunikeerida asja ühelt inimeselt teisele, aga pilt on see, mis annab edasi seda igapäevast asja. Me suhestume pildiga oluliselt lihtsamalt kui tekstiga. Selle tõttu ma arvan, et ka pilt on tõesti väga oluline, et tekitada vaatajas huvi, et anda informatsiooni paremini edasi.